No siin eelmine aasta juba mõtlesime, et saaks äkki asja korda siin aga mõtlesime, et liiga palju on ainult külatalguid, et ei ole päris talukohale talguid korraldatud, aga pärast siis, kui teeme ära talgud eelmine aasta läbi said, siis vaatasime, et ikka tavaliselt talukohad võivad ka registreerida. Ja kuna siin oli vana maja, mida tahaks ikkagi taastada ja säilitada, siis tekkis tänavu aasta, et korraldame sellise talgu ja ajame rahva kokku ja päästame, mis päästa annab. Vaatame, mis toimub Tännassilma Kähri küla talgutel. Olen Kalmer Tint ja olen Tännassilma Kähri külavanem ja tänase talgupäeva talgujuht ka samas. Ja talgupäeva idee oli teha üks väike kiik lastele, mitte suur, ja korrastada lumeroaks läinud katus või maha langenud katus. See ei kuulu küll meile otse, aga kuna kohalik ühistu on meil nagu hea partner olnud, siis me otsustasime nagu kaasa aidata veidikele sellele asjale ja meie külaplats läheb ka veidikene ilusamaks jällegi tagant, et kui see lagunenud hoone seal ei ole ja tegime tolle korda, saame lõkkematerjali jaanituleks. See tuli tegelikult niimoodi, et ei, ma ei näinud tunde. Mind kutsuti ennast nagu Põltsamaale talgutele. Käsiteokoda tegi seal talgud, piltimistalgud. Ja siis ma hakkasin nagu mõtlema, et aga tegelikult me võiks ise midagi teha. Ja siis Piret hakkas siin mulle ka rääkima, et võiks nagu teha. Ja mulle endalt tekkis nagu mõte, et tahaks nagu midagi asjalikku teha, et mitte lihtsalt koos olla ja kutsuda, vaid just nimelt nagu kellegi jaoks midagi. Ja siis ongi, meil on lastekodu siin lähedal Siimustis ja siis mõtlesimegi, et kui sinna lastele teha sokke. Et muud mõtet nagu ei tulnud. See oli nagu piisavalt asjalik, me arvame. Ja nendega me rääkisime seal läbi, nemad olid nagu väga rõõmsad, et meil selline mõte on ja neil oleks sokke väga vaja, et neil on talvel maja külm, põrandad on külmad ja lapsed sokke kannavad ja nii ta läks asi. Mõtlesin, et seekord võiks talgutel osaleda, siis eile õhtul otsusin teeme ära lehilt, et mida huvitavat võiks Tallinna piirides teha ja tekkin siia. Muidu mõned, kus ma leidsin, et veel mingi konkreetselt ühe maja juures mingi hoovikorist, ma vaatasin, et konkreetselt kellegi mingit hoovikorist ma minna kahtlen, et teeksid midagi sellist nagu suuremale kogukonnale. Põhiline asi on see, et kui inimene on pensionär ja nii vana pensionär juba, siis ta enam ametikohta kuskil ei pea. Aga et elu igavaks ei läheks, siis tuleb millegiga tegeleda. Ja nüüd siin on natuke sedamoodi tegevused kõik, mis on nagu minu huvidega nagu, või nojah, obiliste huvidega kokku käivad. Ja sellepärast ma siis käin, siin on mitmesuguseid ettevõtmisi, nii nagu tänased talgupäevad, need on huvitavad päevad. Ja see tegevus, mis siin toimub, ega see läheb kõike, see on hea tegevus, nagu öeldakse, hea tegevus,
aga ta on ka hea tegevus üleüldises mõttes, et me teeme midagi kasulikku ära. Me ei raiska aega, ei tee muidu tühja tööd, vaid saame oma aega kasulikult kasutada ja kuna ta mulle meeldib niisugune tegevus kõik, siis sellepärast ma käin siin väga rõõmsa meelega. Nii palju kui tervist jätkub ja ikka jalg tatsub nii kaua ja suu matsub ja nii kaua ikka käin hoolega.